Oota, teeme selle lühiversiooni või? Kui sa oled nõus, see on elupääste nagu sellest. See päästaks mu elu küll, jah. Ausalt öelda sinu ka ilmselt. Tere, mina olen Margit Kool ja me asume praegust Pärnumaa arenduskeskuses, kus on alguse saanud ka disainikobar, mille eest vedajaks ma siis olen. Ma tahan sind kutsuda vaatama ühte väikest filmi meie ägedatest disainikobara tegijatest ja tegevustest ning samuti kutsuda sind ka disainikobara tegevustega liituma. Head vaatamist! Nii, ühesõnaga hakkab pihta siis. Tere, minu nimi on Tiina ja teie olete praegusel hetkel Pesuliisu töötoas. Et mina toodan puidust pesukõivatusreste, kaubamärk on Pesuliisu ja olen teinud nüüd neid üle 7 aasta. Täitsa hämmastav. Ise ka ei usu. Pärnumaa disainikobarast ju tegelikult sai kogu asi alguse varem, kui ma pöördusin Pärnumaa ettevõtlusarenduskeskuse juurde oma äriplaani jaoks nagu nõustamist ja nõu ja abi saamas. Ja kuidagi sealt ju edasi need asjad arenesid. Disainikobaras osalema tulid muidugi kontaktid kõigepealt. Siis kontaktid, tutvused, sõprused ja võib-olla selline vajadus nagu informatsiooni järgi. Et eriti, kui sa oled üksi tegija, väike tegija, siis vahest oled sa nagu natuke isoleeritud. Ja see on hästi oluline, et sul oleks kontakt ja kui sa otsid siis inimesi, kellega koos teha või kellelt inspiratsiooni saada ja nii edasi. Siis see oligi nagu minu jaoks õige koht. Mina olen Kati. Me oleme praegu Kolmekaru kaubamaja disainipoes, mis on ühtlasi ka koduks Nordic Verdure taimestuudiole, Vaas ja Vaas ateljeele, kus kunstnik Helje Vaas puidust kodusisust maalib ja ühtlasi on ka see staap Pärnu disainipäevale. Kui sa mõtled disainikobara, et kas liituda disainikobara või mitte, no ma pigem ütlen, et ikkagi liitu, sest et meil on nagu tegelikkuses laias laastus on äge kamp. Tasub tulla igal juhul ja ära saab alati minna, aga ma olen enam kui vendud, kui sa korra oled tulnud, siis ära ei lähe. Disainikobaraga liitudes või üleüldse kogu selle Margiti orgunnipulliga liitudes, siis tegelikkuses on see, et see on teada, et alati saab pulli, alati saab uusi kogemusi, alati saab põnevaid tutvuseid ja tegelikkuses selle kõige peale kokku on alati mingi idee tulnud. Mis jättis tugeva mulje, oligi meie esimene käik Kopenhaagenisse. Ma arvan, et see tegelikkuses see Kopenhaageni trip oli tegelikult, ma arvan, et kõige suurem triker, miks teha disainipäeva. Tere tulemast siis mööblisahvrisse. Mina olen Piret, mina Laili. Ikka tipp ja täppad. Oleme koos olnud juba 14-15 aastat, täpselt ei tea. Ja, meil jääb see alati saladuseks või segaseks, et kaua me siin oleme olnud. Aga nüüd oleme juba ühte voodisse jõudnud. Ja. Nii, ja millega me tegeleme? Kõigega, mis siis puudutab kodu. Saab ümbrust kaunimaks teha. Ja, kodusemaks või? Kodusemaks, suuke sõna. Ja, või mis tegelikult on kõige tähtsam, et oleks see oma tunne. Disainikobaraga saime siis tuttavaks läbi messireiside, mis siis jõudsid meieni läbi Margit. Ikka Margit, jah. Kui üldse selle asjaga nagu liituda, ma arvan, et see ootused võib-olla olidki seda, et sa näed midagi enamat, kohtud nendega, kes on võib-olla samas brändingus tööl, kellel siis saada teada, kuidas teistel need kitsaskohad või head kohad või ikkagi natukene oma kollandiigist välja näha või oma selle igapäeva rutiinist saada aimu, mis mujal toimub. Sest sa võid oma asju teha. Sa tegelikult, kui sa väljas käid, sa tuled ju suurema poweriga sealt tagasi. Ja ideedega kindlasti. Ja, me iga kord tõstame ringime. Absoluutselt iga kord. Ma arvan, et see disainikobaras osalemine on võib-olla tekitanud meis natukene huvi võib-olla oma toodet tekitada, isu kasvatanud midagi veel nagu ägedamat teha, kindlasti julgemalt asju ette võtma.
disainikobara raames, mis on üks väga hea asi kohalikele ettevõtjale on tekkinud. Kohvihommikud. Just, kohvihommikud. Ja. Ja küpsisepuru ei ole voodis, vaata kui on kohvihommik. Täpselt, jah. Tegelikult on see, et kohvihommikud, kus sa kohtudki väga selle kohaliku, väga intiimse nagu inimestega, kes on samalaadsed ettevõtjad ja kus on selline spontaanne, mõnus vestlus. Sest alati on meil üks külaline, kes ennast tutvustab. Just. Ja siis me veel tutvume nagu omavahel ka veel. Aga need külalised on hästi alati annavad mingisuguse, kas või ühe väikese nööbi sulle mingisuguseks, oh jess, võt see oli see, mis mind täna kõnetas. Minu jaoks on kõige kummalisem see, et nii palju, kui meil on olnud neid välisreise, on minu jaoks olnud selline äge või kuidagi meelde jääb hoopis Saaremaa. See viimane Saaremaa. See oli ka üliäge, jah. Kuidagi nende oma asjade tootmine Hoias ja kus me käisime ja need head söögikohad ja sa näed, kui palju inimesed sinna panevad ennast sisse, siis tekitab sellist natuke aukartust. Ja kõik on ju väiksed pereärid. Ja, kõik on väiksed pereärid, nad on kõik nii julged. Et, noored ja julged. Jah. Et noored, võtke välja sealt. Lihtsalt julged. Me oleme saanud uusi kontakte, kerget koostööd, võib-olla julgus just nagu nendega suhelda ja nende... Ja hästi paljud on käinud meil nagu külas ja siis oleme saanud nagu siin seda väikest ringi teha ja siis istuda ja rääkida, et muredest ja rõõmudest. Ja. Et ikkagi see, et sa ei tambi nagu üksi. See on minu arust kõige olulisem, et sa saad aru, et ümberringi Pärnus on veel või üldse sinna disainikobarasse kuulujatest. Nagu ka aidata ja küsige meilt ja me küsime teilt ja kõik see. Et võib-olla algul enne seda oli niuke tunne, et kõik nagu veavad oma kelku nagu eraldi, et on hästi selline konkurents kogu aeg tugevalt, et sinuga ma koostööd ei tee või jäi siuke mulje. Tegelikult on kõik toredad ja ägedad inimesed ja just see ettevõtlikkus, et ma ise teen. Et ma ei ole kuskil ei lohise kellegi järgi. Ja viimaseks küsimuseks. Mis kelleni siit välja visata?